Aga see, mis kividega siin on, sina tead paremini, aga see Euroopas on ligi 2000 rändrahnu, mis on Soomest tulnud ja 1900 milliga on meil Eestis. Et selles mõttes Eesti on üle rikas nende rändrahnu. Hiidrahnu võib olla. Hiid, jah. See on nüüd, ta on, mahult on ta Eesti 13, aga kõrguselt punktist A punkti B ta on kõrgeim. 7, Ei, üle 8. Selle talu 1883 on aastaarv, mida on ehitatud. Peres oli 2 tütart, 1 poeg. Tütardet lapsi olnud, poeg oli minu vanaisa. Ta tahtis õppida, aga see oli vaene koht, eks ole, siis talu ei pidanud vastu ja ainult koht oli, kus saab tasuta õppida, tasuta lõunad ei ole olemas, Tondi sõjakool. Ja siis, kui see venelast sisse tuli, muidugi ta võeti kinni, Siberist tapiti maha. Minu isa, kui tuli sõjaväest, läks maa alla, 5 aastat 4 aastaga, 49 aastat suri ära. Nüüd ma siis nagu toimetan, et selle vanaisa eest, isa eest ja enda eest on seda kohta pidanud üles ehitada. Aga vanatädi elas siin, siis ma käisin siin lambakarjas. Siis ma istusin teise kivi peal ja siis ma mõtlesin legende välja. Siis oli piirid olid kinni, siis ma mõtlesin, et see kivi on see, et Kalevi poeg käis vanapaganaga maadlemas Soomes ja Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesknurmi täis valmivat vilja. Ma kõnnin ja kõnnin otsata teel, ju lapsena treesid armastas meil. Need laulavad õhtul hilja. Need teed, kuis on nad nii kõvad kui keed. Need otsata kutsuvad tolmused kui